kallid YouTube'i vaatajad. Sellest saab siis mu viimane video enne võistlusi. Ja selles videos siis ma seletan lahti Peak Week, kuidas ma approachin seda. Peak Week tähendab siis viimast nädalat enne võistlusi olev nädal, kus tehakse hästi minimaalseid muudatusi, et saada hästi minimaalselt veel parem tulemus, veel parem vorm. Ja siis selles videos ma siis seletangi lahti, mida mina teen selleks. Alustame siis toitumisest, et mis muudatus me seal teeme. Esiteks, soola tarbimist vähendame. Enam ei kasuta grilli maitseaineid ja kanahakleja maitseaineid asju. Kasutan ainult puhast Himalaia soola ja pipart. Kõrge soodiumsisaldusega maitseained ja üleüldse kõrge soodiumsisaldusega toiduained, need aitavad kehal vett kinni hoida, mida meil hetkel vaja pole. Low carbi ma enam ei lähe. Trennivaba päeval ma lähen 200 kanti umbes ja trenningpäeval on üle 300, 300–350, midagi sellist. Et enam ennast low carbiga ei tapa. Valgupulbrite joomise ma olen ka ära lõpetanud viimane nädal, kuna seal on ka laktoosi ja see võib ka hoida veidi vett kinni. Üleüldse piimatooteid olen vähendanud ja siis nii, põhimõtteliselt siis söögi praegu üks kohupiima veel süüa ja siis ongi kõik. Täna on teisipäev muidu ja siis toitub ainult liha ja juurikate pealt. Ei. Toitub igasuguste erinevate asjade pealt, välja arvatud siis piimatoodet, mis ma veel olen lisanud siis oma sinna toitumiskavasse on aspargus viimast 2 nädalat, kuna see aitab ka, see on nagu natural diuretic, ma ei tea, kas ma hääldan selle õieti. Naturaalne ühesõnaga asi, mis aitab kehast vett väljutada, et seda ja siis energiajookidest. Energiajooke, ma arvan, ma katin mingi, energiajookid kofiini ühesõnaga. Kofiini ma ei ole tarbinud, aga energiajooke küll, PCA-si. PCA ma katin välja põhimõtteliselt, ma arvan, mingi 4 päev reedis, kui ma lendan alles, et siis mingi 2 päeva ilma vaata, seda pole nii, see nagu aitab vahepeal refreshinida, see kalorivaba jook. Siis toitumisest olekski kõik, toitumise ja joomise koha pealt, et vett ma joon ikka umbes 3–4 liitrit päevas. Liigume edasi siis treenimise juurde. Treenimise koha pealt siis olen splitti vahetanud, vahetasin 2 nädalat tagasi ühes videos, rääkisin ka, et nüüd on 3. split. Treeningud need viimased 2 nädalat on olnud palju madalama mahuga, aga siiski üritan hoida intensiivsed. Raskused on ka natuke madalamad, ei ole all inni läinud, et jaksaks ikkagist nagu seal lava peal seista ka siis, kui lõpuks pühapäeval lava peal jõuab. Ja et veits taastuda ka keha vaata, terve see põhimõtteliselt prepi lõpposa on kõik lihtsalt ületreenimine olnud, et veits nagu taastuda ja puhata ka. Et siis see keha, kui saab veits puhkust vaata, siis ta tõmbab ka fullimaks ja kuradi rohkem, isegi paremasse vormi läheb, kui sa lihtsalt panedki edasi järjest overtrainid vaata. Kardi koha pealt siis olen teinud nii palju, kui tervis jälle lubanud. Kui lubab, siis teen, kui ei luba, siis lähen kõnni vähemalt 10 000 sammu päevas täis. Ja enamjaolt on lubanud. Ma olen ikka iga päev, mitte päris iga päev kardiot teinud, aga suht tihti kui ei, siis 10 000 sammu vähemalt. Ja mõni päev ka 10 000 sammu pluss kardiosession siis. Trennipäevad on umbes 2 trennis, 1 vaba jõusaali treening siis. Ja hetkel olengi teel jõusaali, et teha kardiot täna. Ja siis poseerimist pole viimasel väga palju teinud, kuna kodus olen teinud tegelikult jõusaalis, kuna seal ei saa teha kuskil. Et kodus olen harjutanud poseerimist, aga seal on veidi raskendatud see. Aga olen saanud päris palju uusi nippe ja uusi trikke, olen nagu avastanud ise harjutades siis, et kuidas võiks paremini. Pärast siis kodus peab proovima nibuneetiga ära võtta, sellepärast, et ühtegi ehetid ei olla kõrvas ega mitte kuskil keha küljes, kui seal lava peal olla. Et see polegi kordagi ära võetud, aasta eelmine võistlusele sain noomine ka selle pärast ja proovisin seda ära võtta seal backstage'il, aga see ei tulnud mitte kuidagi, ühesõnaga peab korra proovima kodus enne seda ära võtta, et pärast ei ole probleemis, kui võistluste aeg on. Praegult sai minu arust kõik teemad üle vaadatud siis Peak Weeki koha pealt. Kui midagi veel tuleb veel, siis ma annan teada. Et lähengi teen kardi ära seal jõusaalis, siis teeb massaažitooli ja näitab väikse fysiik-update'i ka. Ja siis näeme taas jälle kodus. No niimoodi.
30 minutit kaardit tehtud. Stairmasterist. Rohkem mul siis seekord millestki rääkida ei ole. Ta mul otsad koomele selle videoga. Näeme siis järgmises videos, mis arvatavasti on siis võistlusest. Tšau!